Avavile on kõlanud Premium Liiga 24. voor. Täiesti ennast ilmutanud on seal. Ja seda on igati tore näha, aga nüüd kaotab Seks sealt palli ära. Sõtšukovilt tuleb löök, aga no see jäi nüüd natukene ebamääraseks see sooritus. Kindlasti väravahil on keeruline sellise vihmase ilmaga. See pall on libe kindlasti. Üllatada mulle tundub natuke Jan-Martti Vainulat, aga Jan-Martti Vainula on selline mees, et teda on keeruline üllatada. Vasakult ääretud Reinhard Reima, tuleb pall värava ette, aga Hugo Palutajast see läheb mööda. Ületab see pall enne otsajoone. Variant on olnud. No, Reinhard Reima sai purjetama ka välisküljega üritada. Tuleb pall sinna. Karistusala joone peal Rommi Siht üritab kaugelt ja läheb natukene üle. No, Rommi Sihil löögijalga on, selles ei kahtle mitte ükski Eesti jalgpallifänn, miks mitte ka välismaa jalgpallifänn. Aga tõesti oleks seda olukorda kontrollinud. No, see nurk meile võiks ju paljastada. No, tundub küll, et Jan-Martti Vainula oleks Danil Sõtšukov. Üpris kiirelt selle mängu pani ka. Musaliiti nüüd oi, kui nõtkelt mängib seal mööda. Terav pall värav ette Rommi Siht. No, tuli löök, mis oli tegelikult üpris hea. On näidanud ka varasemalt, et ma vaatan, suurepärane pall Aleksander Musaliitinilt. Väljale ka tulnud palli küsima, aga sealt Musaliitin võtab selle ära. Reinhard Reima üritas ka siin libesse minna ja palli väljakule endale haarata, aga nüüd Tiago Baptistal on suurepärane võimalus. Rommi Siht ka värava ees, aga Jan-Martti Vainula libistab. Tuleb sisse keriv pall tagumise posti suunas. Uku Kõrrelt tuleb lööki ka. Tuleb veel, aga see pall läheb omajagu üle värava. Ja Kaivoja näitab, et tuleb duubel 2 sellele olukorrale. Aleksander Musaliitin saab uuesti sealt selle, jätab selle kohustuse siiski teisele meeskonnakaaslasele. Nüüd pannakse ka paremat äärt pidi. Värava ees on Pinate olemas ka. Murrab ise, sinna tuleb lööki ja ei lähe palju väravast mööda. Henri Berk pidi seal asutakse kohe kohale toimetama. Vaatame, Karel Eerme sealt tõepoolest löögi sooritas. Sten-Martin Vahi ka. Harju Laagri väravati treener selle peale väikest viisi looma välja laseb. Nüüd pikendatakse värava ees palli ja läheb napilt üle värava. Vaatame järele ka. Tõste karistusalasse. Laur pikendas värava ette ja Soono aga Musa Sekk tuleb kenasti sealt tagantpoolt välja, säilitab selle harjukatele. Tõesti nii palju, kui Musa Sekk on mänginud Harju Laagri eest igati heast küljest ennast näidanud. Karel Eermel ka võimalus heast küljest ennast näidata, aga see löök läheb Henri Bergi opasse nüüd. No vaatame nüüd, Aleksander Musaliitin palli taga. Tuleb sinna päris kaval löök ja Jan-Martti Vainula laseb looma välja, tõrjub selle löögi praegu päris kindlalt ära. Kriis ka selles olukorras kukkus natuke. Puhub Kaivoja esimese poolajale lõpu üle, kus jätkub Premium Liiga 24. vooru kohtumine Harju Laagri ja Nõmme Kalju vahel. Aga võime natuke järeleandmist teha, sellepärast et tõesti ilmastikuolud on lihtsalt öeldes tormilised. Paremat äärt mööda nüüd. Tiago Baptistat pall värava ette, sealt on võimalus midagi ohtlikku tekitada. Boroniltsikov! Aga läheb pall omajagu vasakust värava postist mööda. Soono seal kukub, aga vaatame nüüd, kas Rommi Siht läheb löögile ja üritas sealt üllatada Jan-Martti Vainulat. No ei saa Rommi Sihile üldse pahaks panna, et ta selle 60 minut Hugo Palutaja saadab palli karistusala suunas teele. Pikad mehed kerkivad ka, aga Kaljumehed on kõrgemal. Laur uuesti värava ette ja oi, kuidas ei suuda Karel Eerme sealt palli väravasse panna praegu. Seda olukorda tahaks kohe järgi näha, kas oli seal Karel Eermel hea variant. Sten tõesti Laur pikema mehena selle palli sinna värava ette pikendas ja no Karel Eerme. Aga no vaatame, kas tuleb midagi ohtlikku. Päris kõrge pall sinna tagumisse posti, pikendatakse ka päris korralik segadus. Uku Kõrre mulle tundub on selles olukorras pikali ka jäänud murule. Selline hea pall sulle tuleb. See Henri Bergi pikem pall ebaõnnestub nüüd täielikult. Supi lükkab selle ettepoole Reinhard Reima. Võimalus midagi ohtlikku teha, tuleb lööki! Ja pall on võrgus, Harju Laagri saab selle, mida nad tahavad. Mulle tundub, Reinhard Reima selle värava enda nimele kirjutab. No suurepärane mäng tema poolt. Õnnelik, no vaatame järele ka, kuidas see olukord tekkis. Bergi ebaõnnestunud pikast pallist see kõik algas. Sigvard Supi võttis maha, mängis ettepoole. Suurepärane pikendus Pinatelt. Reinhard Reima tõesti. See pall kuidagi võttis sealt väga veidra rikošeti sisse ja maandus võrgus. Vaatame, ehk see nurk paljastab rohkem. Tõesti Henri Berk libises selles olukorras ja tundub, et ei saanud isegi kätt vahele, kui te seda mängu hakkate panema.
tuleb kesalt karistusalasse, seal on harjukad klaarivad selle sinna värava suunas, aga ei ohusta see Henri Vergi väravat üldse mitte. Harju Laagri suvine täiendus, no vaatame, mida tema väljakule juurde annab. Aleksander Musoliti nüüd pall karistusalasse ja seal kerkitakse, aga uisuväljak, nagu ennist mainisin. Ikka veel Nõmme Kalju tuleb lööki ka Soonolt. Jan-Marti Vainul hüppas ära. Jälle Rommi siht, tuleb veel lööki ja läheb sealt väravast siiski mööda. Jan-Marti Vainula laseb looma välja ka. Vaatame, päris korralik turm tuli tõesti, muidugi ohtu ei kujutanud. Ja tasuks see, et Harju Laagri saab sealt nüüd asuda karistuslööki kohale toimetama. Siiski minnakse nurgalippu juurde hoidma. Ja puhub Kevin Kaevoja lõpuvile. Harju Laagri võidab selle kohtumise 1-0.